Ütel pühapäeval oli kirikul kaunis hulga rahvast olnud. Oppaja pidas oma jutusse ja ütel siis rahvale, et teid on siin küländ palju kokku tulnud. Hää lugu küll. Kui teid järgmine kõrd viil inem polessi, oles mul viil parem miil. Ja pääleki ma taha teile midagi ütelda. Joo, oppaja tahti näille inemisille Midagi opata tahtse. Kullemi, mis te siis sai. Järgmine pühapäival rahvast. Nii palju kirikul, et üttegi vapa kotustes ole. Kõik terve kirik on rahvast tuugalt täys. Ja opeta ei ole saa. Nii, oppaja pidas oma jutus ja lätski käärkambrehe. Ja kõik rahvas jäi istma ja mõtlema, et mida ta nüüd ütelda tahtse. Kas ta toju ütel või ütlemata jätse. Oppajal tuli käärkambreh meelde, et ma lubasin ju neile midagi ütelda. Ta tuli käärkambrest tagasi kiriku usse peale ja siis sai see seal ja ütel oma selge ilosa kiriku oppaja helüga. Sa varsti saad padja, oota kõneleme jutu lõpuni. Selle oppaja ütel midagi väga imelikku. Ta ütel, et ullus kest igavetsest aost egavest. Aamen. Halleluuja. Ja läts kirikust. Ja rahvas läts ka kirikust välja ja mugu mõtel, et mida tu oppaja küll tuuga ütelda tahtse. Ja sai arvu tu sai, ja sa arvu tu mugu mõtel. No siis enam ei istu lätsiva jala kodu poole või hobesega ja mugu mõtliva. Ullus kest igavetsest aost igaveste. Halleluuja. Lugu läbi.